Täna on üks niisugune tore võimalus vaadata, kas ajalugu ja siis üks teatrietendus, et millised nende kokkupuutepunktid, et kas neil on üldse kokkupuutepunkte, et kas teatritegijad, kui nad teevad midagi, teevad oma majas, milline on see ajalooline kontekst, kas ta maandub uude ajaloolisesse konteksti, see lavastus, või milline on siis see ajalooline kontekst, kus ta justkui nagu välja on rebitud ja umbes milleski niisugusest tahaksime me täna rääkida, räägime siis eri kandi pealt ja tutvustame siis saate külalisi. David Vseviov saates on külas Ott Sandrak, Elmo Nüganen ja saatejuht David Vseviov ise. No kinkadi-könkadi see algus läks, aga kuidagi ta läks, sama hakata nüüd asjast rääkima. Vahele märkuseks, ma tuletan meelde, palun mobiiltelefonid ka välja lülitada. Seal osa juba olid õnneks jätnud sinna foajeesse, kus nad helisesid. Jah, kui see võimalus on, siis tehke palun seda kindlasti. Ma arvan, et me alustame niisugusest asjast, me natuke leppisime kokku, et me alustaks sellest, et milline oli see aeg, kui Tšehhov kirjutas oma luigelaulu, oma viimase näitemängu Kirsiaed. Ta väidab ise, et ta on seda kirjutanud 2 aastat, vähemasti mälestustes ja kirjades ta mainib seda, et 2 aastat ma olen sellega juba tegelenud, nii et arvata võib, et ta alustas 1902. aastal. Et missugune see aeg oli, kui valmisid 2 erineval autoril, vene autoril, siis Tšehhovil Kirsiaed, viimane, nagu ma juba ütlesin, Gorkil esimene näitemäng Põhjas, mõlemad lavastusid kunstiteatris, järjestuses kõigepealt Gorki Põhjas ja seejärel Kirsiaed, kuigi kui me vaatame ajaloolist arengut, siis oleks võinud nad olla ka teistpidi, sest nad olid omavahel justkui dialoogis need lavastused, need näitemängud. Ja võib-olla veel üks väike moment enne, kui Ott ja David rääkima hakkavad, et Kirsiaias on üks tegelane, üks tudeng, igavene tudeng, Petja Trofimov, kes kannab eneses tol ajal veel formuleerimata uue elu, uue ajastu, uue võimaliku, võib-olla ka revolutsiooni sündi ja teket. See kõik on niisuguses embrüonaalses olekus, tal ei ole veel nimetust. Petja Trofimov ise ka ei oska seda sõnastada, ta räägib ise endale vastu, kohati on tema jutt väga naiivne, aga on aru saada, ta baseerub mingisugusel tunnetusel, et midagi hakkab ühiskonnas muutuma, on vajadus mingisuguste muutuste järgi ja selge on see, et autor Tšehhov ise tundis seda sama ja ka tema ilmselt ei osanud ja keegi veel ei osanud ilmselt nimetada, anda nimetust sellele. Ja see olekski esimene teema, et äkki te natuke räägite sellest murdelisest ajast. Ja ma arvan, me võime hüpata nii Venemaale kui Eestisse lõppkokkuvõttes. Väga suurt vahet ei saanudki olles, me olime tollal ühes riigis. Ei porus europolis. Me natukene enne siia tulekut sellest rääkisime. Esimene märkus, mis puudutab seda aega ja konteksti. Elmaga just natuke rääkisime ja meenutasime Lotmani raamatut Kommentaarik Evgeni Oneginu, mis on ilmunud, kui mu mälu mind ei peta, 83. aastal. Ja mida ma omal ajal olen tudengitele soovitanud ja soovitanud just sellepärast, et peaaegu pole Oneginis rida, mis poleks nõudnud Lotmanilt mingit kommentaari, mida sa oma ajas
tähendas. No sama on ka Tšehhovi näidendiga. Mis puudutab seda aega, siis minu meelest, kui me võrdleme 19. sajandi lõppu, 20. sajandi alguse aega, kas või selle viimase sajandi vahetusega, siis see on tunduvalt murrangulisem aeg. Ja mina olen neid muutusi nimetanud mütoloogiliste unistuste täituse ajaks. Ma olen enam-vähem seda kuskil ka formuleerinud. Mida ma selle all mõtlen? Vot need kõik suured mütoloogilised unistused, lennata, see on ju 1903 esimene lennuk. Et minu sõnum jõugaks kaugemale, kui ma suudan telefon, telegraaf. Nähtamatu jõud, mis paneb kõik liikuma, elekter. Võimalus näha nähtamatuid asju, röntgen. Ja mitte kunagi vist pole olnud ka Venemaal niisugune ootus nende muutuste järele. Kõik on võimalik, kõik võib muutuda. Ja ma ei hakka praegu pikalt eda aega kuritarvitada, peatuma kõikidel nendel asjadel, mis tõidki ju sellesse sajandi vahetusse, vot selle maailma, milles me praegu elame. See on ju aeg, kus esmakordselt asju on rohkem, kui neid vaja on. Vabrikud, tehased, esimesed suured streigid ja siis sünnib reklaam, siis sünnib kogu see müügimaailm, tekivad täiesti uued ametid ja ametikandjad, mida pole üldse varem olnud. Ja teisest küljest see on nagu klammerdumine vana külge. 1903. aastal tähistatakse suure pompöössusega Romanovite dünastia 290. aastat. Ja ma täna tegin ka mõned koopiad, ma lasen nad ringi ringlema. Veebruaris toimub suur pall maskeraad, kus siis kogu Vene eliit on rõivastanud ennast esimese tsaari rõivastesse ja see oleks nagu mingi niisugune tohutu kahestumine, millest võib rääkida väga pikalt. See on see kokkupõrge selle vana maailma ja selle tärkava uue vahel. Nii et need on need sissejuhatavad lihtsalt laused, aga siit võib veel igale poole rahulikult edasi liikuda. Aga annaksin Ott sulle hea meelega edasi. Loomulikult oli see võib-olla üldse üks äkilisemaid tehnoloogilisi arengüppeid, mis oli parasjagu toimumas. Mitte toimunud, aga see muudkui toimus ja toimus. Ehk David just loendas, mis kõik uued asjad, liikupilt ja veel nimetama. Ja foto, see on erakordselt oluline. Foto juba päris tänapäevasena, mitte enam mingid ähmased dagerotüüpiad. Aga mis on foto? Foto on ju surematus, võimalus peatuda aegõigus. Ja siis siin otsa veel elavad pildid, mis ka nii-öelda koheselt jõudsid ka Venemaale ja konkreetselt ka Eestisse. Et see ei võtnud mitte tollal enam aastaid aega, et üks leiutis liiguks ühelt maalt teise, vaid see oli pigem kuude, et mitte öelda nädalate mäng. Ja see oli samuti midagi täiesti enneolematut. Ja tervikuna tegelikult kuni selle ajani Venemaal käis pigem kõik nagu tõusulaines. Ehk üleüldine majanduse edenemine mõnda aega oli suudetud nagu suurematest vapustustest, nii sise- kui välispoliitilistest hoiduda. Ütleme ka igasugused ekstsessid olid suht haruldased võrreldes sellega, mis kõik hiljem olema hakkas. Ja tundus, et mingis mõttes jah, kõik muutub ja pigem nagu paremuse poole. Optimism oli ikkagi valdav meeleolu, aga ikkagi aeg-ajalt see kõhe küsimus, mis hinnaga need muutused toimuvad või mille arvelt see toimub. Ja kuivõrd nad ulatuvad kõigini, kuivõrd need puutuvad ainult mingist väiksemat osa rahvast, kes nendest saavad nagu osa ja ülejäänud suiguvad ikka veel vanaviisi oleledes, nii nagu see oli olnud aastakümneid ja aastasadu. Et tegelikult Venemaa sellele ka mingis mõttes
kärises taas nii, nagu ta oli, ütleme, kärisenud 200 aastat varemini, kui praktiliselt jõuti olukorrani, kus eliit ja rahvas olid justkui 2 eraldi rahvust, kes isegi rääkinud enam sama keelt, ei käinud samamoodi riides ja üldse nii-öelda ei saanud nagu enam teineteisest väga hästi aru. Ja vahepeal tundus ju, et tegelikult see kuristik hakkab nagu kinni vajuma ja kinni kasvama, aga eelmise sajandivahetuse paiku jällegi see tunne, et eliit, kel raha, haridust ja võimalusi, see liigub nagu kiiresti kuhugi ära ja suurem rahvamass jääb kuhugi lihtsalt sohu tampima ja vajub nagu sügavamale vaesusse ja viletsusse. Ehk need vastuolud ja selged kontrastid, need hakkasid aina suuremini välja joonistuma. Ja samas mõelda, puhtkultuuriliselt see oli ju Venemaal täielik õitseaeg, mida tänaseni taga nutatakse. Hõbedane ajastu, mis avaldus praktiliselt kõikides kultuurivaldkondades. Ehk meil tõesti unistab ja kõik see sünnib, kas või sama kunstiteater. Ehk lihtsalt pandi pead kokku, leiti ka raha inimestelt olemas ja võis teha enneolematut kvaliteetteatrit vastandina igasugusele nii-öelda jäigastunud ooperitraditsioonile või lihtlabasele palaganile, aga tõepoolest teatrikunsti. Jah, meil ju 1903. aastal on laval inimene, kes oli päris ori kunagi olnud. Ja see on ju päris uskumatu, kui mõelda 1861. Sealt ju läheb ainult paarkümmend aastat, kuni autod on tänavatel. Ja milles väljendub ka see niisugune peata olek, ma tuletan meelde, 1903 on ju vist üks kurikuulsam pogrom Venemaa ajaloos, on Kišinjovi pogrom, kus levivad jutud, üks noor poisike, vist oli 14-aastane, tapetakse ja tema surmas süüdistatakse juute, et see tapmine on rituaalne, et juua kristlaste verd ja tulemusena, kuigi võimud püüavad inimesi rahustada, aga tulemusena on üks suuremaid pogromme, kui tapetakse üle 50 inimese ja 500 saavad rängalt haavata. Ja see on üks niisugune jällegi moment, neist võib rääkida lõputult, mis iseloomustavad seda, et inimesed ei suuda enam orienteeruda, mis siis tegelikult toimub. Vot kõik oleks nagu endine, aga kuskil on ju kuulda rongivilet, õigus, jah, see uus maailm taustana kuskil on olemas, aga samas jälle selles kinnises maailmas. Ja nii on, see on täpselt samuti nagu enne Prantsuse revolutsiooni Versailles, tähendab eemale, minema kuskile, oma kinnisesse maailma. Ja see illustratsioon, mis praegu ringleb, on ju üksüheselt seda kinnitav. Üks on see reaalne elu ja ma olen omal ajal läbi lehitsenud, võiks isegi öelda läbi lugenud Nikolai teise päevikut. Seal ei ole mitte mingisugust kokkupuudet reaalse maailmaga. Puhkeb Vene-Jaapani sõda üsna pea ja päevikutes on üks lause. Lõunasöögil oli vürst, nime ei mäleta, kes tuli rindelt. Rohkem mitte ühtegi sõna. Kõikide aastate kokkuvõtted on Nikolail, lasin nii palju vareseid, lasin nii palju siis neid, pikk loetelu. Kõik. Vot see maailm elab, mõis on väikene niisugune koopia, aga põhimõtteliselt, jah. Ja see on ju rahamaailm. Aga kõik need, kes siis on selle uue maailma tegijad, need ju ei oma mitte mingisugust väljundit poliitilise võimu juurde. Ja siit on veel üks selline konflikt, mis seda aega iseloomus. Ja mõtlesin vahele killuna lihtsalt, et sama päevikupidaja seal ajal oli juhtumisi Venemaa üks kõige entusiastlikumaid ja kindlasti paremini varustatud fotoamatööre. Nikolai, on säilinud päris paljud tema fotoalbumid, kusjuures neid on väga tore vaadata, ta lollitab väga tihti, kui teda pildistatakse.
oleme harjunud nende paraadportreedega, aga ühel pildil on niisugune Nikolai teine, nii et päris naljakas on neid vaadata. Ta oli ju südamlik ja ilus inimene. Vales ametis. Jah, vales ametis. Tema paraadportree on selles mõttes niisugune tore. See šapkamanamaha on tal peas ja on kuidagi tunda, et see tugineb või toetub nagu tema kõrva nendele otstele, et tasuks natuke teda niimoodi nügida, kui see vajuks talle pähe. Et see kuidagi nii hästi iseloomustab seda inimest, kellele saab, vot see ongi see maailm, kus ei ole valikut, see on saatus, see on Jumal, ta ju kannab ränka koormat. Tänapäeva võimukandjad vastutavad rahva ees, no mis see on? Tema vastutab ju Jumala ees, nii et see on hoopis teine koorem tema. Ma proovin nüüd siia sellesse ajaloolisse tausta sisse tuua ka ühe tegelase, siis näitame ka autori Tšehhovi lihtsalt, et meil oleks ettekujutus, kui kaugel tema on siis sellel ajal, kui kaugel on tema jõudnud. No seda me teame ju, et ta alustas väikeste humoristlike jutukeste kirjutajana, valis endale pseudonüümiks Antoša Tšehhonte või Tšehhonte ja ta õppis arstiks ja arvas, et tema elukutseks saabki arstliku elukutse ja eks ta saigi ju arst ja ta praktiseeris, ta oli praktiseeriv arst, aga hiljem ta juba lõpetas aktiivse praksise ja hakkas rohkem tegelema kirjutamisega ja põhisissetuleku sai ta ka kirjutamisest. Aga on teada, eks ole, et ta alustas humoristlike jutustustega, kohtumine ühe olulise tegelasega, teatri inimesega, Nemirovitš Danšenkoga, ühe kunstiteatri juhiga, viis asja selleni, et ta hakkas kirjutama näidendeid. No, ta oli sahtlisse ka varem kirjutanud, aga näidendi, mis nii-öelda läheks professionaalse teatri lavale, selleni viis tema kokkusaamine siis selle Nemirovitš Danšenkoga, kes veenis teda sõna otseses mõttes ja päris pikka aega veenis, et temas istub dramaturgi Anne, ta ise ei teagi seda, aga see Anne on teil olemas, rääkis ta, te peate kirjutama ja teist saab veel Venemaa kõige kuulsam kirjanik või dramaturg kunagi, milles Tšehhov muidugi kahtles. Ja tõepoolest ta on kirjutanud näidendeid, täpselt ei ole isegi teada, kui palju. Tšehhov on ise teinud ühe töö teiste eest ära, ta ühe valiku, ta on oma eluajal oma kogutud teostesse valinud 5 näitemängu ja need ongi need 5 krestomaatilist või nii-öelda Tšehhovile kõigi vastu vaidlema ei hakka, et need on need 5 näidendit, mis on kõige tuntumad. Esimene on siis Ivanov, teine on mitte Ivanov, vaid Ivanov. Me võime sellest pärast rääkida, ma tahtsin Davidilt küsida seda nimede asja, ma olen mõelnud, ei ole osanud leida kuskilt head vastust. Niisiis Ivanov, Kajakas, onu Vanja, 3 õde ja viimane 5 siis Kirsiaed. Kirsiaed ta kirjutas siis just 1902-1904. Esimene neist Ivanov draama, teine Kajakas komöödia, mis tekitas väga suurt hämmingut publikus. Miks niisugusele näitemängule, mis lõpeb peategelase surmaga, kuidas seda saab nimetada komöödiaks. Peale selle see maha laskmine toimub kuskil lava taga, mitte lava eeslaval nagu peaks tegema. 3. näitemäng on siis Seene maaelust, see on siis onu Vanja. 3 õde on draama ja viimane näitemäng Kirsiaed on siis komöödia. Tšehhov ei ole kirjutanud romaane, tal on sellist ettepanekut tehtud ja tema väitis, et ta ei muutu kunagi selliseks nagu Tolstoi ja Dostojevski, kelle ütleme seal 500 leheküljesest romaanist või vabalt 300 või 450 kõrvale visata, sellepärast et väärtuslikult on ainult 50 kuni 100 lehekülge, eks ole. Et ta ei muutu kunagi niisuguseks grafomaaniks. Nii tema kui ka tema üks suur sõpru Ivan Bunin mõlemad hindasid lühivormi ja pidasid silmas seda, et just nimelt lühivorm on see, kus kirjanik, belletrist
peab väga täpselt valima sõnu ja seal avaneb tema tegelik nii-öelda see suur anne. Dramaturgia koha pealt aga nii palju, et suurt rõõmu see talle ei pakkunud kahjuks Tšehhovile. Peaaegu kõikide lavastustega on olnud suurem või väiksem skandaal. Esimene Kajakas täielik läbikukkumine, ta jooksis teatrist ära, ta ei suutnud isegi lõpuni vaadata, näitemäng vilistati lihtsalt rahva poolt välja. Seda on täpselt välja ära kirjeldatud, kuidas see kõik algas. Kuidas Tšehhov teatris juba aimas, et asi läheb halvaks. Etendus eesriie polnud avanenudki. Ta juba kuulis repliike, juba olid kogunenud inimesed, kes olid valmis uuele geeniusele nii-öelda taskusse sülitama, eks ole. Et ta juba kuulis repliike, ta juba ütles, et nii, siit tuleb mul nüüd läbi kukkumine. Täpselt nii ka läks. Kirsiaiaga juhtus samamoodi, mängiti seda kunstiteatris, Kajakat ei mängitud kunstiteatris. Kajaka etendus kunstiteatris õnnestus, see oli hiilgav õnnestumine ja Tšehhovile tõepoolest see ka meeldis. Aga Kirsiaed, siis tema viimane näitemäng, mis siis esilinastus kunstiteatris, Tšehhov seda omaks ei võtnud, ta käis küll ka proovides, läks ka tülli, no mitte uste paugutamiseni tülli, aga omal vaiksel moel. Ta lihtsalt ei hakanud külastama proove, ta lihtsalt läks ära. Ja põhjuseks siis see, et nii nagu ta kirjutas oma kirjas sõpradele, et ma olen täiesti kindel, et ei Aleksejev, Stanislavski, siis tema kodaniku nimi oli Aleksejev, ei Aleksejev ega Nemirovitš Tantšenko ei ole kunagi minu näitemängu algusest lõpuni korralikult läbi lugenud. Miks nad näevad minu näitemängus kangekaelselt lüürilist või sentimentaalset draamat? See näitemäng on komöödia, kohati lausa vodevill. See, no, tema solvumine tõesti väga suur. Ja siis ta jõudis resümeeni, et minu draamakirjaniku karjäär on järgmine, et arusaamatusega algas ja arusaamatusega ka lõpeb. Pidades silmas siis Kajakat ja Kirsiaeda. Nii et ta oli üsna kurb ja noh, niisugust rõõmu pakkusid talle tegelikult lühivormid ja nendest ta tundis seal ta tundis ka kõige paremini ja ta väga kahtles, et ta on üldse draamakirjanik, kuigi praegusel ajal ma arvan ei kahtle enam keegi sellest, ta oli lihtsalt ta kirjutas teistmoodi, ta oli omast ajast ees. Aga nüüd ma mõtlen, et mis koha peal nüüd teha üks ma tean, kuidas me nüüd teeme. Ma mainin paar tsitaati tema kirjast ja siis me läheme sealt äkki edasi. Nüüd me räägime Kirsiaiast juba uuesti, siis kirjades ta mainis, kirjutades siis Stanislavskile ja Nemirovitš Tantšenkole ja ka oma abikaasale ja mõnedele teistele näitajatele, sõpradele. Kui näidend oli valmis, siis ta tõesti kirjutas, et jah, näidend sündis mul väga raskelt, ta kirjutas 2 aastat kohati ainult 2-3 rida või 2-3 repliiki päevas, sest ta tervis oli väga sant, ta oli Jaltas, seal oli külm, tuul puhkus aknast, eks ole, ja käed külmetasid ja haigus hakkas minema oma viimasesse staadiumisse, tal oli tuberkuloos. Ja väga kehva olemine, väga vilets kirjutamine, nagu ta ise ütles, 2-3 lauset päevas suudan kirjutada, 3 repliiki. Hiljem on ta öelnud, et ühest asjast et näitend sai väga hästi läbi mõeldud. Ühest asjast on kahju, et ta ei olnud kirjutatud ühe hooga, nii nagu mul on kõik teised näitemängud. Ma olen vahel mõelnud, et kuna see näitemäng on tõesti täiusel üsna lähedal, seal ei ole mitte ainsatki loogikaviga. Shakespeare kubiseb loogikavigadest. Tšehhovi selles näitemängus ei ole mitte ainsad ja see ongi põhjus, miks tal ei ole, see sama põhjus, et tal oli aega läbi mõelda kõik detailid. Ja ta kirjutas siis teatrikolleegidele, et see näidend sai kerge, ta on komöödia, kohati lausa vodevill. Siis ta mainib, kes võiksid mängida rolle. Ta väga tahtis, et Lopahini rolli mängiks Stanislavski ise. Ta nägi Lopahinis Stanislavskit
Stanislavski ise oli kaupmees. Ta oli kaupmehe poeg ja noh, kaupmeeste suguvõsast ja kaupmees. Ja Stanislavskile ei meeldinud see mõte. Tema tahtis mängida mõisnikku, Kaajevit. Kui nüüd mõelda natukene, sellest on mitu teooriat, et miks see just niimoodi on, siis arvatakse, et Stanislavski, kes oli väga imposantne mees, umbes 2-meetrine, heledate niisuguste lokkis juustega, väga ilusate pöötud vuntsidega, no niisugune hoiakuga kõikide naiste lemmik, ilusa hea häälega, et ta pidas väga oluliseks, et ta on laval ilus, kena ja õilis. Ma arvan, et see sõna õilis oli kõige olulisem. Aga kes on Lopahhin? Mingisugune kaupmees, mingisugune poolmats, eks ole, ja siis raiub veel selle õilsa kirsiaia raiub maha. Ei, mina ei taha niisugune tegelane olla. Ma tahan laval kannatada, ma tahan olla Kaajevi rollis, kellelt kõik ära võetakse ja ma mõistan seda nii kenasti. See oli tema soov. Tšehhov ei hakkad vastu vaidlema loomulikult, et kui te soovite seda teha, siis tehke, aga teadke, et kui te mängiksite Stanislav või mängiksite Lopahhin ja kui see roll õnnestub, siis on lavastus õnnestunud. Ranevska rolli kohta kirjutas ta järgmist. Siis kui nad ei leidnud Ranevska osatäitjat, et passiants ei sobinud kuidagi. Ja siis ta kirjutab Stanislav Nevrovitš-Tanchenkolle. 2 aastat te teate, et ma kirjutan näidendid. 2 aastat olen ma teile rääkinud. Otsige teatrisse Ranevska ja teie teatris ei ole Ranevska osatäitjat. Ja nüüd, olge kenad, helpige oma supp ise. Nüüd jagage see passiants ise. Siin ei ole muud võimalust. Seda Ranevska rolli peab mängima Knipper Tšehhova, ta ütleb, minu naine. Sest eespool ühes teises kirjas ta mainib, Knipper Tšehhova peab mängima Charlottat, see on tema roll, mitte Ranevskaja. Nüüd pole midagi muud teha, palun väga, mängib tema, nüüd helpigi see oma see supp. Ja hiljem juba, kui lavastus välja tuli, kirjutas ta paljudele oma sõpradele oma solvumisest, et miks ikka endiselt ei ole afišide pealt ära koristatud sõna draama. Ehk teisisõnu, küsimus ei ole mitte ainult selles, kuidas kunstiteater seda tegi, ta asendas sõna žanri määratluse komöödia ilma autoriga konsulteerimata sõnaga draama. Nii, aga nüüd ma katsun kuidagi üle minna selle ajaloolise tausta peale, mõeldes ütleme 2 rolli peale, kui me räägime Lopahhinist ehk kaupmehe osatähtsus ühiskonnas, see oli uus tõusev klass ja mõisnikest Kaajevist, eks ole, kes oli hääbuv klass ja ütleme siis pärisorjuse kaotamisest ja selle tähendusest ja mis mõisastest ja mõisakultuurist ja üldse nii-öelda Venemaast sai, kui kaotati pärisorjus, kui me mõtleme sellise tegelase peale kirjast nagu Firs, kes näitemängus ütleb, et samovar undas samamoodi enne seda suurt õnnetust. Küsitakse enne mis õnnetust? Enne Priiust. Et tema jaoks oli suur õnnetus. Kõik olid rõõmsad, aga mille üle ei saanud keegi aru. Kõik võtsid vabaduse, mina ei võtnud, mina jäin härraste juurde. Et räägiks ka sellest pärisorjusest ja selle kaotamisest, selle mõjudest ja majanduse käivitumisest ja vaat sellest. Nendest tegelastest. Tahad sina alustada? Miks mitte? Et Venemaal see kõik toimus ja tükk maad hiljem kui meil siin. Meil ta toimus nagu 2 järgus, võiks öelda. Ehk praegu on ju olukorras, kus kõiksugu asjad toimusid täpselt 100 aastat tagasi, aga on kuidagi minimaalse tähelepanu ka jäänud need sündmused, mis toimus 200 aastat tagasi. Ehk siis meie esivanemate priikslaskmine pärisorjusest, meie ja lätlaste, aga mitte kõigi lätlaste. Latkales juhtus see koos ülejäänud Venemaaga, nii et 2/3 lätlasi sai priiks koos eestlastega samadel aastatel ehk ka 200 aasta juubeli tähistused. Aga 3 lätlasi pidid ootama sama kaua kui suurem osa Vene riigi alamaid. Kuigi muidugi tolleks ajaks oli järguliselt suur hulk rahvast juba vaikselt vabaks lastud. Aga kõige suurem sats talupoeg ehk eramõisate talupojad, need olid vabaks laskmata. Ja selle vabaks laskmise vajadust oli taibatud väga-väga ammu. Aga kuidas seda teha nii, et see lõppeks suure paugu ja plahvatusega? Seda ei olnud nagu välja mõeldud. Ehk siis
noh, öeldakse ka, et suuri asju tehakse üldjuhul läbi suurte pahanduste ja Venemaal tundus, et mis vabaks laskmine ilmselt lõpeb mingite suurte pahandustega ja tegelikult ega noh, see, mis Balti kubermangudes toimus, see oligi arglik katse vaadata, kas tuleb kohe suur pahandus või ei tule. Väga suuri pahandusi tegelikult 2 aastat tagasi ei olnud, aga kui hakati teooriust õpetama, no siis oli neid pahandusi päris palju. Vahtra sõda on üks nendest. Ehk siis kõikide taoliste reformidega, eriti lauskirjaoskamatus ühiskonnas on see häda, et keegi saa täpselt aru, mis toimub. Ehk siis inimestel loetakse midagi ette kuskil. Ehk et miski uus seadus on väljas. Nii, ja siis hakkab selle läbi seedimine, võiks öelda, läbi närimine, et mida seadus tähendab ja mingil hetkel kellelegi niikuinii surkab pähe, äkki see oli õige seadus. Et äkki tegelik seadus oli palju parem, et see on meie eest ära peidetud, meil on mingi vale seadus ette loetud ja nii edasi. Ehk siis inimesed ootavad enamat, kui neil antakse, täitsa loomulik. Ja Venemaal see priikslaskmine käis ka läbi väga suurte pahanduste, märatsuste ja kõik võimalike ekstsesside tegelikult. Ehk siis samamoodi ülepakutud ootused, kuulujutud, igasugune ässitamine ja nii edasi. Nii et tegelikult osa inimesed nagu üldse aru, mis nüüd nagu teisiti on või mis nüüd teisiti olema hakkab. Ja teised vastupidist aru, et nüüd igaüks tee, mis tahab. Ja seal vahel siis kõik ülejäänud. Ja tolleks ajaks jah, oli kõigest 2 inimpõlve möödas. Ehk siis ennist oli juttu, et kunstiteatris veel mängisid nii-öelda näitlejatena inimesed, kes olid sündinud kasvanud pärisorjadena. Ja alles hiljuti Venemaal olid ju täied pärisorjuslikud teatrid, eks see on lausa traditsioon. Ja nii muusikateatrid kui sõnateatrid, ehk siis sisuliselt Vene teatri ajalugu paljuski, kui mitte arvestada mujalt maailmast tellitud gastroleerivad artiste. Suuresti see ongi pikka aega pärisorise teatri ajalugu tegelikult. Mis sest, et juhtkujud ei pruukinud enam pärisorisest talupõseist olla, aga tihtipeale koosseis komplekteeritigi lihtsalt nii-öelda katsete alusel andekamates tegelastes, kellel oleks paljud jaoks loomulikult see oli enda elu suur šanss hakata tegema midagi muud, milleks paremad eeldused kui lihtne rügamine kuskil mõisas. Ja see oli lapsest peale juba. Nii-öelda see konkurss oli, ei tehtud mitte täiskasvanute vahel, vaid laste vahel. Et nii-öelda andekamad lapsed võeti siis sinna teatri juurde ja siis hakati neist kasvatama kas siis balletiartisti või oli muusekanti või draamaartisti või lauljat. Ja see oli niisugune Venemaa pärisorise teatri traditsioon, osub öelda, mis kestis ja päris kaua, ikka ligi 1,5 sajandit. Aga selleks ajaks oli muidugi minevik, kelle jaoks oli ja kelle jaoks ei olnud. Ja osade jaoks oli kõik see alles nagu eila juhtunud, ütleme kas või sama õnnetu vana Pirss, kelle jaoks oli ilmselgelt tema elu kõige traagilisem sündmus, ehk et kõik pöörati nagu pea peale. Ehk tegemist on, ütleme, kasutada ookeanitaguseid paralleele, see oli tegemist niisuguse tubli truu majaneegriga, ja kelle jaoks jääda peremeest ilma, see oli täielik saatuse häving ja kokku varisemine. Tema suutis selle vastu seista, ei läinud kuhugi nii-öelda ja tema truudust nii-öelda osati tänuga märgata, nii tema sinna majapidamisse lõpuks ju jäigi, eks ole. Aga tulebki arvestada seda, et ega tegelikult me oleme harjunud nägema kogu selles pärisorises süsteemis, olgu Venemaal mujal üksnes nagu ühepoolset rõhumist. Rõhumist, ekspluateerimist, kiusamist, karistamist, nii-öelda peks tallis ja talli taga ja nii edasi. Ja inimeste vahetamine nii-öelda koerte vastu ja muud taolised reeglina suht erandlikud näited. Peks oli regulaarne näide, aga inimeste vahetamine jahikoorte vastu, need on just nimelt taolised erandlikud näited, millel need ongi tegelikult nagu ajalukku jäänud. Aga teistpidi see oli paratamatult mõisniku vastutus oma inimeste eest. Ja nüüd see vastutus ka võeti nagu ära. Ehk sa ei pruugi enam kellegist vastutada, nüüd nad on vabad. Nüüd annad neile ühte nõu, vaadake ise, kuidas edaspidi parem hakkama saate. Kusjuures ega see vabadus oli ka suht näiline, sest
vaatamata sellele, et kogukondlik maa anti ka nagu vabaks, aga seda ei jagunud, et kogu seda talupoegkonda ära toita. Mõisamaa ikka mõisnikele. Ja võib öelda jah, et mitukümmend aastat mõeldi, kuidas seda Venemaal paremini teha ja lõpuks tehti ikka nii, nagu pool sajandit varem Preisimaal või nagu Vene võim tegi seda Balti kubermangudes. Ehk inimesed anti priiks, aga see oli majanduslikus mõttes ikka linnupriius tegelikult. Ehk sul puudus nii-öelda vaba inimesena igasugune algkapital. Ainuke, mida said, liikumisvõimaluse, seda juhul, kui sa oled mõisale võlgu. Ehk sul ei olnud eriti võimalik nagu eriala vahetada. Kui võlg oli, passi ei saanud mõisast minna kuhugi, pidid neid võlgu tasa töötama. Ja see tekitas üsna pikkadeks aegadeks taolise vaevalise punnseisu peale kõiki neid priikslaskmisi. Ehk et inimest on ühes küljest jah priid, aga selle priiusega ei ole puht praktiliselt palju peale hakata. Ja teistpidi jällegi teise mätta otsast vaates, kuna nad nüüd on priid, mis vastutavad enda eest ise. Ehk siis aadlilt võeti nagu see vastutus võlgadelt ära. Ja selgelt, et kõigest sellest nagu õieti aru saada, mida see nüüd tähendab, kuidas see elu peaks üldse nagu korralduma. Ega see võttis aega, see paratamatult võtab aega. Ja Vene külas või Vene mõisas need sisulised muutused, need käisid väga-väga aega mööda. Nii et tegelikult ühest küljest võib öelda, et Vene riigis kõiksugused eluvaldkonnad arenesid tollal hiigelsammudel osa hiigelhüpetega. Võtta, mida ei saa väita, et nii oleks arenenud ka Vene küla või konkreetselt Vene talumajandus. Ehk kogukondlik omand üldjuhul püsis koos kõigi sellest tulenevate hädadega. Ja kuna enamik talupoegi lihtviisiliselt kiratses, siis ka mingit erilist tehnilist või tehnoloogilist arengut seal ei olnud ka nagu väga täheldada. Ja samas muidugi neid erandeid oli küll ja küll. Ehk sellel sisulist hakkabki moodustuma ja see talupoegade kiht, kellele hiljem lüüakse otsa ette tempelkulakud. Ehk siis need suhteliselt vähesed, kes nii-öelda tänu mitmete juhuste ja eelduste kokku langemisele võisid nii-öelda majanduslikus mõttes edukalt välja rabeleda sellest nii-öelda sajandite soost, kus oli seni üheskoos rõõmsalt tambitud. Ja sama lugu ka mujal nii-öelda muud päritolu tegelaste seas, kellel jätkus nagu ärilist pealakkamist, ärivaistu ja kellel oli mingi õnn kuskilt tekitada algkapitali ja samamoodi nii-öelda tööstuses, kaubanduses mujal tõusma hakata. Ehk nii-öelda uusrikkaid oli igasuguseid, aga pankrotte paraku ka üksjagu ja kas või Tšehhovi enda pere näide ju sellest, kuidas ka tuli lihtsalt rabeleda ja majanduseks mõttes üles ja alla, kuidas ta isa tegi paar pankrotti läbi ja nii edasi. Tšehhov oli ka tegelikult kodanlase või kaupmehe perest. Ja nii nagu Aleksejev ja Stanislavskigi. Nii et selles mõttes üks kaupmehe poeg kirjutas kaupmehe poja rolli teisele kaupmehe pojale. Enda meelest nagu päris adekvaatne pakkumine. Et ma tean, et see on sulle kirjutatud ja peaks sulle nagu sobima. Et tegelikult seda nii-öelda väiksearvulise, aga siiski nii-öelda aina paisuvama Vene keskihi nii-öelda hingeelu ja kõike muud. Tšehhov teadis seda ju lapsest saadikuna tuligi täpselt selles keskkonnas ja kasvanud. Kõike seda piisavalt näinud. Loomulikult omandades meediku kõrghariduse, siis kerkis ta sellest mõnevõrra nagu kõrgemale, aga ei saa öelda, et oleks sellest kuidagi liikunud kaugemale. Ehk praktiseeriva tohtrina oli ta keset kogu seda elu ja samamoodi ka keset talurahva elu, sest mõnda aega jõudis ta olla ka sisuliselt väikemõisnik. Ja kui juba selle peal jutt läks, mis sai Melichova mõisas, see on tänast seisuga on seal ilus kena memoriaalmuuseum, ainult üks väike aga, täpselt sama aga nagu Puškini, Mihhailovska ja mitme teisega veel, vahepeal kapitaalselt hävitatud ja põletatud ja mitte, et jäi sõjale jalgu nagu Mihhailovskal teist raksu õnnestus.
aga esimest raksu jäi lihtsalt märotsevatele talupoegadele jalga. Ehk siis tegemist on nii-öelda mõlemal juhul ja ega need ainsad juhud ei ole. Neid kurbi näiteid on veel ja veel, ühest küljest muidu kurvad, teist küljest jällegi pigem lohutavad ja vaimustavad, et on võetud vaeva näha ja kõik see uuesti üles maketeerida üks ühele. Aga nii ta on, ehk siis Tšehhovi Melichova selle hävitasid juba nii-öelda suure Vene revolutsiooni ajal ei keegi muu kui ümberkaudsed aktivistid. Võib-olla on ainult üks number, üks arv, mis illustreeriks seda olukorda. Ma ei oska teile täpselt öelda, aga see on kuskil 1830. paiku oli Venemaa elanikkond 52 miljonit, no umbes. Ja neist hingede omanikke jällegi umbes 170 000. Need on need proportsioonid, et oleks selge, milline see olukord on. Ja mis nüüd puudutab seda kaupmees, siis ju oluline on tolleaegsetes arusaamades see sotsiaalne seisund, kaupmees. Aga mida see tähendas? See ei ole lihtsalt, et inimene kuulutab ennast kaupmeheks. Kui sa oled ennast kirja pannud kaupmehena, kui sotsiaalsesse seisundisse kuuluvat inimest, siis näiteks sinu ees olid kinni riiklikud teatud ametipostid. Nii et see ei ole niimoodi ja tuuakse just välja, et kuskil 1820. 30. Puškini Lermontovi ajal on esimesed näited, kus aadlikud panevad ennast, kus raha hakkab üle kaaluma seda sotsiaalset päritolu kirja kaupmeestena, aga seega lõikavad nad endal läbi igasuguse sõjalise karjääri. Ja vot see on see teadmine, mis on tolleaegsetel, meie jaoks on see kaduma läinud, tolleaegsetel inimestel, 1903 on see veel olemas. Ja sellepärast pakkumine, mängi kaupmeest, ole kaupmees, see on midagi muud, kui me ütleme tänapäeval, ole kaupmees. Sellepärast, et seal on teatud tolle ajale ühiskonnale omased või kunagi omased olnud piirangud. Ja need inimesed ju teavad neid. Meie vaatajatena enam neid ei tea. Ja minu meelest, miks ta on komöödia, sellepärast, et inimsuhted sellisena, nagu nad on Tšehhovi poolt meile esitatud, ei olnud enam omased tolleaegsele ühiskonnale. Mul on niisugune tunne, ma ei ole ju seda ka pealt näinud, aga kuidagi nad on kuskil liialdatud, need lakkamatud käesuudlemised, need pidevalt kuidagi pisaratest naaruni ja nii edasi. Seal on midagi, mis ei ole tavalisele tolleaegsele ühiskonnale omased. Ja seal on ka mingi eetika, mis on hoopis teine. Võt see maailm on teine. Praegu ei hakka pikalt sellel peatuma, aga kui huviomine jutt sinna läheb, siis tooksin ka võib-olla mõned näited, mis on mitte mälestustes ja mis iseloomustavad just nimelt inimvahelisi suhteid tol ajal. Ja siin on vind peale keeratud, et see on komöödia. Ja, ma sellest komöödiast kavatsen ka veel rääkida veidi hiljem, aga praegu ma mõtlesin paar ääremärkust lihtsalt mõtteaines, et kui me kuuleme niisugust nimetust kunstiteater, siis ma räägin enda seisukohast, siis esialgu mul oli kogu aeg tunne, et see on niisugune riiklik teater, kunstiga tegelev asutus, eks ole, teatri kunstiga, juba nimi ütleb kunstiteater, nad tegelevad kunsti, nad ei tegele kommertsi ega meelelahutusega, nad tegelevad kunstiga. Et see on riiklik teater, ansambli teater, niimoodi ma kuidagi mõtlesin, kui ma siis järsku ühel hetkel aru sain, et situatsioon oli hoopis teistmoodi. Et reaalselt oli see oli erateater. Et situatsioon on tegelikult, kui me toome selle Eesti konteksti, siis kõik teised suured teatrid, Maria teater, ütleme siis Peterburis, suurteater, väiketeater Moskvas ja palju muud teatrid, need olid kõige tuntumad teatrid. Need olid kõik imperaatorlikud teatrid. Ehk siis meie mõistes... Ma natuke segan sind või ütlen vahele. Ja vahe on kolossaalne, sellepärast, et keiserlike teatrite direktor oli õukonna liige, kuulus õukonda, kuulus eliiti.
mida ju loomulikult nende teatrite juhid ju ei olnud. Et just, et see oli niisugune imperaatorlikud teatrid, nad olid riigi ülalpidamisel, nad olid tohutult ja kolossaalselt üle makstud. Just nimelt need teatrid tegelesid kommertsi ja meelelahutusega. Ja siis, kuna muud võimalust ei olnud, aga nii-öelda läbi imperaatorlike teatrite seda teha ei saanud, siis nii-öelda grupp teatrihuvilisi, kuhu kuulusid siis nii Nemirovitš Stanšenko kui Stanislavski. Nad panid raha kokku, ideed kokku loomulikult ja lõid siis see esimene nimetus sellel teatril oli Общедоступный ehk siis kõigile kättesaadav teater. See oli, nende kontseptsioon oli niisugune, see peab olema kättesaadav kõigile. Piletihinnad olid, ma pakun mingisugune 10–20 korda odavamad kui imperaatorlikes teatrites. Näitlejad mängisid ilma lepinguteta, paljud vabatahtlikult ilma üldse raha saamata. Ja see kõik oli veel kuni 17. aastani, tähendab kuni selle pöördeni. Kui ma lugesin seda, mul hakkas hoopis teistmoodi kogu seda asja vaatama. Et kuidagi loogika nagu ütleb, et see oleks nagu nii-öelda institutsiooniline teater, jah, aga ta sai institutsiooniliseks alles hiljem, see kunstiteater. Nii, aga nüüd siit edasi üks väike mõte nüüd sellest samast komöödiast, et kuidas see oli trupi reaktsioon, kui nad lugesid esimest korda Kirsiaeda. Seda on kirjeldused on olemas kirjade teel, mis siis saadeti Tšehhovile, et kui trupp siis esimest korda luges, oodati seda näitemängu ligi aasta, et kohe tuleb, aga Tšehhov oli haige ei jõudnud kirjutada. Ja siis, kui see näitemäng tuli, siis on esimene lugemine. Tšehhov ise kirjutab niimoodi. Saatsin näitemängu ära, arvestasin ära, millal ta Jaltast peaks jõudma Moskvasse, kui palju võtab aega lugemiseks ja siis kiri tagasi või vähemasti telefonogramm kõige kiirem, kuidas see mõjus. Ja siis ta kirjutab päev algas sellega pahaendeline vaikus. Järgmine päev uuesti pahaendeline vaikus. Ja see pahaendeline vaikus kestis ligi nädal aega. Siis saabuvad talle ühepäevase vahega 2 kirja. Üks siis Nemirovitš Stanšenkolt, vaos hoitud. Ta oli natuke mitte väga ülevoolav niisugune persoon. Vaos hoitud, aga väga kiitev. Ütles see Antoša, et sa ei ole kunagi kirjutanud midagi nii head, see on su parim näidend. See vist on üks uuemaid näidendid üldse maailmas. No ühesõnaga, vaos hoitud, aga niisugune. Siis tuleb, ja siis ta mainib seal kirjas, kuidas seda luges Stanislavski. Stanislavski rõdal, mitte nuttis, eks ole, vaid nii-öelda siis ulgus nutta juba teise vaatuse ajal. Ja nii kuni 4. vaatuseni ulgus, rõdal ka kribjonak, kuni lõpuni välja. Paljud näitlejad ka loomulikult pisarad silmas, aga Stanislavski oli nagu esirinnas. Juudel oli siis Kajevitest ikka tohutult kahju. Juuda siis sel hetkel valiski välja, mina tahan Kajevit mängida. Sest ma arvan, ta oleks Ranevskajat ka tahtnud mängida, kui ta oleks saanud. Ta lihtsalt ei saanud, ta pidi leppima Kajeviga. Siin ei ole muud võimalust. Nii, ja siis järgmisel päeval siis tuleb Stanislavski kiri, kus ta siis kirjutab, see on midagi enneolematut, midagi niisugust ei ole mitte kunagi maailmas kirjutatud. Te peate kohe tulema siia, me hakkame kohe proovidega pihta, sellest tuleb kõige suurem šedööver maailmas. Ja kirjutab siis see Tšehhov päevikusse või kirjades sellele, see on väga pahaendeline kiri. Ma ei rõõmusta selle kirja üle, sest kui mind hakatakse niimoodi nimetama geeniuseks, see asi ei lõpe hästi. Siis loomulikult käis ta proovides ja tõepoolest see, millest me nüüd, kui me natuke puudutasime teemat komöödia, et see ongi üks põhjus, mis pärast kui lugeda neid kirju, võib juba ette aimata, et see on küll minu hüpotees, et ta oleks võinud mängida ka ise Ranevskajat, sest Stanislavski, või tahtis mängida. Aga ikkagi see, et ta valis Kajevi, see, et ta esimeses lugemisproovis juba teise vaatuse ajal, kus ei ole midagi nutta veel, hakkas kohe nutma, see kõik ilmselt määras ära selle, milliseks see lavastus kujuneb.
ja loomulikult oli see lavastus nii ka kirjelduse järgi, nii palju kui ka Tšehhov ise kirjutas, see lavastus rääkis siis sellest, kuidas kas siis kuri aeg või kuri saatus võib-olla mõne natuke halva tegelase eestvedamisel, halb siis võis olla Lopahin, võtsid ära väga tundlikelt, väga õilsatelt inimestelt, Kajevi suguvõsast, kellest üks on vend ja üks on õde. Vend on 51 aastat vana, õde on määramata vanuses, aga ilmselt mingi 30 millegagi. Võtsid ära neilt see kole elu, see reaalsus, võttis õilsatelt inimestelt ära mõisa ja kui ülekohtune ja kurb see kõik on. Ilmselt on see, mida Stanislavski või see Tšehhov siis saalis seal nägi ja mida ta ei suutnud omaks võtta, sest tema nägi selles näitemagas midagi muud, me kindlasti räägime võib-olla teises pooles sellest, aga huvitav on ka selle loo saatus, selle lavastuse saatus. See lavastus tuli välja vahetult enne Jaapani sõja algust, Vene-Jaapani sõda, umbes 1,5 kuud enne seda. Ja räägime siis ka esietendusest, see on ka väga huvitav fakt. Esietendus toimus 17. jaanuaril, Tšehhovi 44. sünnipäeval, ta sai 44 aastat vanaks ja ühtlasi täitus 20 aastat tema kirjanikuks olemisest ehk 20 aastat esmaavaldamisest. See ei vasta tõele. Aga nii see kuulutati välja. Väljakuulutajaks oli Stanislavski ise. Tšehhovi tõlgendus on järgmine. Ma arvan, et Stanislavski ma nägin, et prooviperioodi lõpus muutus ta närviliseks. Ta hakkas vist ilmselt ka aru saama, et minu soovitused olid õiged. Ma soovitasin tal näha selles komöödiat, mitte niisugust nõretavat raamat, kus kõik kogu aeg nutavad. Ta hakkas kahtlema oma tee õigsuses ja ta valis välja alatu tee. Ta pani kilbile minu sünnipäeva ja minu kirjanikuks olemise juubeli. Esiteks ta eksis aastaga või 2, ma ei mäleta, mis seal iganes oli, see ei olnud 20 aastat ja määras esietenduse päevaks minu sünnipäeva. See on Tšehhovi seisukoht. Ta pani selle kilbile, et kui tuleb see rahvas kõik kokku, sest kogu Moskva teadis, Tšehhovil uus näidend, ilmselt viimane, kõik intelligents tuleb kokku, no siis kui laval on Tšehhov ise, ega siis ju kindlasti keegi midagi vilistama vähemasti ei hakka, et tomatitega loopima. Tšehhov keeldus tulemast etendusele ja teda ei olnud ei esimene vaatus, ega teine vaatus, ega 3. vaatus. Peale 3. vaatust saadetakse talle, jookseb talle koju poisikene kirjaga, kirjaga. Tulge palun ilmtingimata, ovatsioone te ilmselt enam ei näe. Ma arvan, siin Nemirovitš Stanšenko tahtis anda märku, et kuna te olete nii ovatsioonide vastu, kõikide austusavalduste vastu, et neid te ilmselt enam nägema ei pea, aga näitlejad paluvad. Näitlejad paluvad, tulge palun. Näitlejad ei olnud eriti teadlikudki sellest, sest nemad teadsid, et Tšehhov ei tule. Järgnes siis see. Tšehhov sõitis kunstiteatrisse. Kunstiteatris oli asi korraldatud niimoodi. Nüüd läheb vaheaeg pikemaks. 3. ja 4. vaatuse vahel tuleb lavale autor. Autori õnnitlemine algab kohe. Kes soovivad õnnitleda autorit? 3 vaatust oli mängitud. Õnnitlemine kestis 1,5 tundi 3. ja 4. vaatuse vahel. Kirjeldajad räägivad niimoodi, Stanislavski ise, kes istus saalis, ütles, et ja siis ma nägin õudusega, kui lolli tee see meil oli. Laval tuli inimvare. Viimane 2-3 kuud enne surma, enne tuberkuloosi. Näost lumivalge vaevu püsti seisev Tšehhov. Saalis hakati karjuma, toole, tooge autorile, toole. Laval ei olnud ühtegi tooli, nad ei leidnud kiiruga, sest oli lavavahetus just. Et ühtegi tooli seal ei leitud. Ja nüüd kõige toredam asi selle juures. Tuli lavale üks professor, minu meelest oli ta nimi Preobraženski, võib-olla ei olnud see oma tähtsust. Professor, kes te kõik teate, mäletate, kes on lugenud näitemängu, kuulsat monoloogi, Kapi monoloogi, kus Kajev pöördub Kapi poole, avastanud eelnevalt, et Kapp on 100-aastane ja ta peab Kapile ilusa, tõesti väga ilusa, aga ääretult naljaga selles tähendus, et ta on kohatu. No ei hakata, normaalne inimene ei hakka rääkima peegliga, austatud ja lugupeetud peegel. Sa oled oma elus peegeldanud nii paljusid inimesi ja selles niisuguses stiilis, eks ole.
aga just selline monoloog on Kaajevil, mis algab sõnadega austatud ja lugupeetud kapp. Ja Tšehhov seisab laval, tema vastas on professor, Tšehhovi selja taga on näitlejad. Ja professor alustab sõnadega austatud ja lugupeetud ja Tšehhov ütleb vaikselt, nii et ainult näitlejad kuulevad škaf, kapp. Meeleolu, mis toimus lavas, on kirjeldamatu, näitlejad homeeriliselt naeravad, professor püüab tõsiselt rääkida, eks ole, tema osast kirjanduses, mida ta kõik on teinud ja mida ta kõik võiks veel teha. Rahvas ei saa üldse aru, sest nemad ei saa aru, mida ta professor nii naljakat räägib, et saalis inimesed kõik, või laval näitlejad naeravad, hoiavad naeru tagasi, aga me ei kuule siin mitte midagi. Kõik see kestis 1,5 tundi peale, seda viidi ta ei jaksanud käia enam, ta viidi sinna garderoobi, kus siis etendus lõppes ära ja hiljem viidi ta siis sealt koju. Nii et see oli siis see situatsioon, millisesse tema näitemäng sattus ja nüüd 1,5 kuud hiljem, kui algas Jaapani sõda, mida ma olen teiega rääkides või teie loenguid raadiost kuulates või muidu rääkides, olen aru saanud, et Venemaa läks mütsiga lööma, ta oli täiesti kindel, et mis see väike Jaapan meie suurele Venemaale teeb. Ja nad kaotasid häbiga selle sõja, suured kaotused, inimkaotusedki suuremad kui jaapanlastel. Ühesõnaga see sõda häbiga kaotati. Nii et kõik nii-öelda ülemused olid ka üllatunud, ma ütlen, kõik kindralid, eks ole, kuni Nikolai teiseni välja, et kas me tõesti siis oleme nii väikesele Jaapanile ei suuda vastu panna. Ja mis juhtus teatrisaalis? Inimesed, kes käisid vaatamas selles Obšedastupne või kõigile kättesaadavas teatris, sest publik oli seal tõesti teistsugune kui imperaatorlikes teatrites. Seal käis demokraatlik rahvas, tudengid ja nii edasi. Ja nemad, kes vaatasid seda etendust, nägid 2 tegelases, Kaajevis ja Ranevskajas, just neid nõrku, intelligente ja eks ole, niisugust hingelisi inimesi, tänu kellele me kaotasime Jaapani sõja. Just nimelt teie siniverelised olete süüdi selles, et meie sõdurid nii-öelda langesid rindele ja me ei saanud Jaapanile vastu. Ja seetõttu vastuvõtt oli täiesti risti vastupidine, seda näitemängu ei võetud üldse vastu, mitte keegi ei hakanud kaasa. Ma kujutan ette, kuidas Stanislavski võis laval ennast tunda, kui ta eeldas, et kõik elavad ju kaasa, kui tal kirsiajad ära võetakse. Aga reaktsioon oli risti vastupidine. Inimesed saalis ei tahtnud seda tükki üldse näha, sest just nende tüüpide pärast me kaotasimegi selle sõja. Ja veel üks väike vahemärkus selle sama, et mitte ainult kunstiteater ei mänginud seda kirsiaeda, mälestustes kirjas kirjutab Tšehhov päris ootamatu niisuguse suure autori kohta, et ta kirjutab ühele oma sõbrale ja siin Jaltas какая-то бродячая дрянь ehk siis läbikäigul, dränn, kuidas ma seda ütlen siis? Rämps, mingi saast, eks ole, mingi läbikäigul olev saast mängib minu kirsiaeda. Ja ilmselt ilma autori kaitseta või isegi kui autori kaitseta, aga ilmselt halvasti mängisid. Ja teine moment, et aastal 1904, Riina, just, see ongi viimane asi, mis me kuulutame vahe, mängiti, lätlased jõuavad paljudes asjades meist ette. Et Lätis esietendus Läti Vene draamateatris, Kirsiaed, sel samal aastal ja 1904. aastal käisid nad gastrollidega Tallinnas. Nii et Tallinnas on mängitud samal aastal, kui ilmus Kirsiaed, on mängitud küll vene keeles ja üks väike arusaamatus on sellega seotud, et ühes mälestuses on olevat Tammsaare maininud, et ta nägi kunstiteatri Kirsiaeda. Aga seal on ilmselt see, mitte tema ei saanud valesti aru, vaid ilmselt see, kellele Tammsaare rääkis, ma ei mäleta, kelle mälestustes selle. Mihkel Martna tütar, siis ilmselt ajas tema võib-olla sassi, et see oli Riia vene kunstiteater, mis mängis, mitte Moskva oma. Nii, aga nüüd me teeksime väikese pausi ja jätkame siis 15 minuti pärast. Nii.